Tere taas siis kõigile, meil on käes juba 7. episood. Rebecca, kuidas sul läheb? Minul läheb väga hästi, kuidas sul läheb? No läheb hästi, läheb hästi ja täna on meil külas siis Mari-Liis Martin. Hello! Tšau! Mari-Liis, kas sa tahad meile natuke rääkida endast, et kes sa oled, kus sa tuled hetkel? Jaa, mulle ikka meeldib endast rääkida. Okei. Ma võib-olla tegelikult väga paljud üllatuvad, kui ma ütlen neile seda, aga ma olen tegelikult pärit Viljandist. Ma ei tea, miks inimesed üllatuvad selle peale, aga okay. Ma olen tegelikult ainult 3 aastat Tartus elanud, ja ma ei olnud selle kandiga üldse varem nii väga tuttav. Aga jah, pärit olen ma Viljandist, tantsinud terve elu, nagu me kõik. Ja peale ülikooli siis tulin siia Tartusse. Sa ütlesid peale ülikooli, kui ma tohin küsida, kus sa käisid ülikoolis? Ma käisin ülikoolis Manchesteris, Inglismaal. Tegin seal oma tantsukunsti baka 3 aastat. Jah, võt. Õige. Mida sa pidid tegema selleks, et sa saaksid sisse sinna? Minul oli niimoodi, et Inglismaale või ma saan öelda ainult Inglismaa kohta, kindlasti ka teistes nii-öelda välisriikide ülikoolidesse see kandideerimine on meie jaoks üsna võõras, aga kõik see tavaline paberimajandus, mis sa pead esitama, et ülikooli saada see ikka. Ja minul olid siis lisaks ka veel videokatsed. Ma nüüd päris täpselt ei mäleta, kas need videokatsed olid meil ainult sellepärast, et too aasta oli ka koroona, ja ma ei saanud sinna minna koha peale või see oli selline, et iga aasta on ka videokatse võimalused inimestele, kes tulevad siis väljaspoolt UGAd. Aga mina tegin siis lisaks veel videokatsed, siis mul oli üks intervjuu koolijuhi ja programmijuhi ja siis enda selle kursusjuhendajaga. Ja siis ühel õnnelikul maikuu päeval tuli see meil, et tere tulemast, ootame sind sügisest. Ja nii oligi. Kas konkurents oli kõrge või ta oli pigem selline semi? No kuna ma tegin videokatset, siis ma ei näinud neid teisi tantsijaid endaga seal, või ma ei teadnud, mille seast meid välja filtreeriti selles mõttes. Aga ma mäletan küll, et me alustasime niimoodi, et meil oli meid oli jaotatud 3, see esimene baka-aasta ja meid oli kokku äkki mingi 90 kanti. See tegelikult ikkagi võrdlemisi suur kursus niivõrd praktilisele erialale, et meid oli ikkagi päris palju. Aga ma ei tea jällegist, kui palju sealt tegelikult, kui palju neid veel oli ja kui palju jäi välja. Aga minnes sealt edasi, siis sa rääkisid, et ikkagi suht tihe ja praktiline ülesehitus, et kas sa tahad natuke rohkem avada, et mis on mõned ained võib-olla või kuidas su tavaline koolipäev siis välja nägi? Jah, meil oli niimoodi, et esimene aasta on üsna selline paika loksutamine grupisiseselt, et kõik jõuaksid enam-vähem ühele tasemele, et me siis sealt saaksime koos edasi liikuda. Ja esimene aasta, ma mäletan, oli põhimõtteliselt iga aine oli üldfüüsiline trenn, lihtsalt üleüldiselt. Et meil oligi koolipäev niimoodi, et me alustasime kell 9 hommikul trennidega ja me lõpetasime õhtul kell 6 ja meil oligi ma lihtsalt nii selgelt mäletan, esmaspäevad olid kõige jubedamad päevad üldse, sest me alustasime džässiga hommikul ja see oligi puhtalt ainult tehniline trenn, et me ei teinud koreosid, me ei teinud erilisi kompasid, me ei teinud selliseid asju, vaid me lihtsalt drillisime asendeid, liine, jõudu, venivust, kõike seda. Siis mul tuli sinna otsa kohe commercial või siis siuke street'i pool rohkem, mis oli ka võhmatrenn siis sinna otsa. Siis oli lõunapaus ja siis meil oli päriselt see nii-öelda meie mõistes siis selline fit and flexi stiilis üldfüüsiline trenn. Me just ei oleks teinud seda 3 viimast tundi, aga miks mitte on ju, et paneme selle ka veel sinna otsa ja siis mul tuli uus commercial
sinna peale, kus me tegime natukene koreot, aga mitte väga palju. Ja siis päev lõppes balletiga, mille ajaks jalgu enam ilmselgelt ei olnud ja kõik oli otsas ja siis jah, et olid mingid sellised hästi nagu intensiivsete trennidega päevad, aga oli ka selliseid päevi, kus mul oli näiteks mingisugune füüsiline tund hommikul ja siis mul oli mingisugune teoreetiline tund või siis mingi loeng päeva teises pooles siis või peale esimest tundi, et oli niimoodi ka jaotatud. Ja kui ma õigesti mäletan, siis meil oli ka üks päev nädalas, kus meil oli vaba lisaks nädalavahetusele, et meil oli reede oli siis siuke kas poolik päev või oli täiesti tühi. Päris täpselt enam ei mäleta, kas see oli esimesel või teisel aastal, aga natuke anti nagu sellist hingamisruumi ka. Et jah, siuke intensiivne ja stiilid olidki jazz, kaasaegne, ballett, commercial või siis street, need käisid käsikäes, ladin, step ja need 6 olid kindlasti. Vau, ja see oli niimoodi siis 3 aastat põhimõtteliselt. 3 aastat järjest, jah. Vaheajad välja arvata on ju, aga 3 aastat ja 3. aasta selline teine pool hakkas, kuna me hakkasime lõpetama, meil tulid arvestused, meil oli vaja ikkagi see bakatöö ka nüüd kuidagi kuhugi valmis saada ja ära saata, et siis see tunniplaan natukene läks meil mugavamaks, meil tulid ka uued ained, ongi eraldi nii-öelda see bakatööaine, kus sul on sinu 2-tunnine slot, et tegele asjaga. Et see ka võib-olla seda trennikoormust natukene selles mõttes leevendas. Mis sa tegid bakatööks? Ma tegin tantsufilmi. Ja kui te nüüd küsite, kas seda saab näha kuskil, siis ma ütlen teile kohe praegu, et mitte väga. See on mul kuskil Drive'i sügavustes alles. Aga jah, ma tegin tantsufilmi. Meil oli valida, kas me tahame teha tantsufilmi, tantsulavastuse, sellise miniversioonis lavastuse või siis kirjaliku töö. Ja tantsufilm tundus kuidagi nagu antud graafiku ja aja planeerimise võimega selline kõige mugavam, et jah, ei pidanud muretsema nagu mingite esika või päevade pärast või midagi siukest, et sai lihtsalt ära filmida ja siis monteerida ja siis Kas sa monteerisid ise? Jah, ma tegin kõik ise. Ma lõikasin muusikat ise, ma monteerisin ise, ma tegin ise koreo. jah, kõik tegin ise. Kas teil oli eraldi aine ka selle jaoks, monteerimise selle jaoks või te lihtsalt pidid ise selle kuidagi ära? Meil oli väga mitmekülgne juhendaja. Aga jah, meil tegelikult selles suhtes ühtegi nagu ainet selle jaoks ei olnud, et oligi pigem see, et kui sul on antud see valik ja sa valid ühe nendest, sa pead suutma selle ka ära teha, et siis oma vahenditega või oma võimalustega, kuidas sa toime tuled, aga kuna ma olin varem puutunud kokku mingisuguse videomontaažiga mingis vormis, siis see ei olnud tohutult võõras mulle, et ma tundsin mingeid programme juba, ma ei pidanud hakkama nullist midagi õppima. Ma mäletan seda pinget, et kas ma ikka salvestasin kõik ära, sest kui ma ei salvestanud, siis see on läinud ja ma ei saa seda enam tagasi ka, sest et ma filmisin üsna spetsiifilises kohas, ma filmisin ühes galeriis Liverpoolis, mis mulle linn tohutult meeldib, rohkem kui Manchester tegelikult. Ja siis seal oli üks hästi minimalistlik kunstigalerii ja siis hästi seisuv huvitava interjööriga ja siis ma sain seal filmida, et mul oli ka veel see pinge, et kui mul midagi läheb metsa, siis ma ei saa enam nii lihtsalt sinna tagasi, et jah. Muidu sa rääkisid, sa olid nagu Manchesteris ja vahepeal Liverpoolis, et kuidas oli kohaneda, minna reaalselt Inglismaale, mis on minu arust Eestist ikkagi nagu suht teine asi, et kuidas oli need üksi kohaneda seal? Ma mäletan, et kui see hakkas kätte jõudma, see oli niimoodi, siiamaani mäletan seda täpset kuupäeva, kui ma ära lendasin, see oli 5. september 2020. Aga mul selles mõttes oli natukene, ma olin varem üksi reisinud ja mul oli varem üksinda reisil olles väga palju asju juba juhtunud, et ma olin natukene tuttav, mida teha, mida mitte teha, mille peale nagu varem juba mõelda. Et selles mõttes, et ma ei läinud
täiesti esimest korda üksi reisima ja siis ka see, et oi, sa nüüd jääd sinna elama 3 aastaks. Et selles mõttes jah, ma üritasin väga mitte selle peale mõelda, enne kui ma reaalselt istusin lennukisse ja nagu hakkasin minema, sest et see kuidagi, ma ei tea, tekitas nagu kuidagi rohkem ärevust või stressi. Aga ma mäletan, et kui ma sinna kohale jõudsin, siis minu esimene nii-öelda, ma ei saa öelda šokk, aga see lihtsalt, ma ei arvanud, et see on nii harjumatu, on see, et seal on liiklus teistpidi, vaata. Ja siis ma võtsin lennujaamas takso ja ma sain mingi 3 südarit selle sõidu jooksul, ma arvan. Sest ma reaalselt istusin seal ja ma istusin täpselt niimoodi, et seal on need sellised, ma ei võtnud nagu seda klassikalist seda black cab'i, vaata, on ju, sest need maksavad mingi $1 000 000. Aga seal on sellised taksobussid, sellised nagu minibussid. Ja siis ma istusin seal keskel, siis mul oli mingi hunnik kohvreid, mul oli väga-väga palju asju ja siis see juht oli ka siis minu mõistes on ju valel pool. Ja siis ma istusin seal keskel ja siis ma lihtsalt nagu, see oli väga, see oli kohati hirmus. Et esimene asi oli kohe see, mis sellise kerge šoki nagu tekitas. Sest ma ei olnud varem Inglismaal käinud üldse. Et see oli, selles mõttes see oli igati uus, et ma olin reisinud varem, aga ma ei olnud Inglismaal varem käinud. Aga kas sa elasid dormis või kuidas neid kutsutakse? Ühikas. Ma esimese aasta elasin ühikas, mul olid ülitoredad nii-öelda ühikakaaslased või korterikaaslased, seal oligi selline üks korter meil ja siis igaüks oma toas ja siis ühine köök ja ühine elutuba. Et mul olid hästi toredad korterikaaslased, kellest meid oli kokku 4, 3 meist käisid samas koolis, samal kursusel, aga me ei olnud samas grupis. Ja siis ühega ma jäingi suhtlema kuni nagu täitsa siis 3. aasta lõpuni. Et jah, esimese aasta ma elasin ühikas, teise aasta siis see üks tüdruk, kellega ma jäin nii-öelda lõpuni suhtlema. Temaga võtsime eraldi korteri ja siis 3. aasta ma elasin omakorda veel ühes täiesti eraldi kohas. Ehk siis põhimõtteliselt ma kolisin iga aasta uude kohta. Aga jah. Aga kas sa käisid selle jaoks nagu eraldi tööl ka veel lisaks? Ja esimese aasta ma ei käinud. Esimene aasta oli üldse väga selline võrdlemisi katkendlik, sellepärast et koroona oli ja me olime päris mitu kuud vahepeal kodus. Me tegime minu arust septembrist detsembrini tegime nagu sellise esimese, nimetame siis seda semestriks ära ja siis me läksime päris mitmeks kuuks koju niimoodi, et ma tulin tagasi alles aprillis äkki ja siis olin veel 2 nädalat karantiinis ja alles siis läksin kooli, et me pidime veits reguleerima selle järgi ka, et mis nõuded parasjagu kuskil on ju. Teise aasta äkki sügisel või kevadel, 1-2, ma ei mäleta enam kumb, siis ma läksin tööle ka. Et siis hakkasid varud väikselt otsa saama. Vaja millestki elada ka. Nii et sa põhimõtteliselt kogusid raha tükk aega ja siis... Ja, mul oligi see, et ma olin väga pikalt kogunud ja siis kui gümnaasium hakkas läbi saama ja hakkavad tekkima need vestlused vanematega, et mis sa siis teha tahad. Ja siis oligi see, et tegelikult tahaks tantsida, aga mitte Eestis või nagu tahaks lihtsalt ringi vaadata veits, et endal ka nagu huvitavam, et terve elu Eestis tantsinud, et võiks midagi muud teha. Ja siis, aga ma olen kuidagi alati selline 2-1 inimene, et teeme siis juba selle kõrgharidusega nagu sinna juurde ära, et mis me siin niisama vaata. Ja siis oligi see, et aga tegelikult mine siis, et mis see siis, ära mõtlevat väga kaua. Sest et mitte ainult ei olnud tol ajal koroona, aga siis oli ka see Brexiti teema, et Brexit oli vastu võetud, aga see ei olnud veel jõustunud, ehk siis kui ma olin siin kõige parem aja üldse, kuna see minna välismaale õppima. Aga mulle öeldi ka, et kui ma hakkasin kandideerima, siis mulle öeldi, et kui sa tahad minna, siis mine kohe, sest et sa võib-olla varsti enam ei saa. Sest et Inglismaal on kõrgharidus ju maksab selles mõttes ja väga palju.
aga tol hetkel, ma ei tea enam, kuidas praegu see olukord on. Mul on niisugune tunne, et nüüd ka Euroopa Liidu kodanikud peavad ka midagi juba maksma. Too aeg mina sain võtta siis nagu seda õppelaenu, et ei pidanud oma taskust õpingute eest nagu maksma. Aga lähme nüüd korra tagasi selle nagu õppimise juurde, mis seal oli. Kuidas oli nende õpetajate nagu õpetamisstiil või et kui palju see näiteks see nende kultuuri mõttes erineb Eesti omadest või nagu sellest kohast, kus sa ise praegu? Mul on selline tunne, et ma mäletan, et kui ma kooli lõpetasin, siis mul käis peast läbi see mõte, et wow, tants on lihtsalt igal pool täpselt samasugune. Aga meil oli ikkagist, kuidas ma ütlen, meil oli ikkagi pigem karm see, et sa pidid saama ja sa pidid ära tegema. Mõned õpetajad rohkem mõistlikkuse piires, mõned natukene vähem, aga meid ikkagi, kuidas ma ütlen, selles, ikkagi pushiti päris korralikult, et kui sa ei teadnud midagi, siis sellele järgnes mingisugunegi selles mõttes karistus, et okei, sind ei visatud nagu tunnist välja, aga see ei olnud lihtsalt see, et okei, õppi siis järgmiseks korraks, et see ikkagi, me olime nagu, me ise väga ka tahtsime selles mõttes osata ja teada ja hakkama saada, aga meil ei olnud ka, kuidas ma ütlen, me ei kartnud, aga meil ei olnud ka suva selles mõttes. Ma kuulsin sinult endalt juttu või seda, et teil oli midagi mikas, te pidi kosmonaute või mingeid asju tegema, mingi teatud piirini ja kui keegi ei teinud ära, siis pidi otsast hakkama. Ja meil oli, see oligi esimesel aastal, meil oli hästi karm see üldfüüsilise režiim ikkagi. Ja õnneks ei kestnud selles mõttes väga kaua, kui ma õigesti mäletan, et lõpuks lihtsalt meil olid teised asjad, mis pidid peale tulema, et meil ikkagi olid ka iga aasta lõpus arvestused, me pidime nendega ka tegelema või selle materjaliga, mida sa siis arvestusele esitad. Aga jah, meil oli küll see mentaliteet, et kui üks kukub, siis kõik alustavad uuesti. Et see ei olnud see, et igaüks nagu seisab enda eest, mis see oli natukene vastuoluline, sest et samas see ka oli, sest et me kõik seisime enda eest väga konkreetselt, aga mingid sellised ma ei oska siis seda paremini bootcampi stiilis trennid, et kui üks kukub, siis kõik kukuvad või siis et kõik alustavad siis uuesti. Aga jah, see oli päris karm. Ma õnneks ei olnud kordagi see, kes ära vajus. Aga jah, siis me vist üks trennidest oli nagu eriti hull, kus me tõesti vist tegimegi reaalselt seda, sest meil oli soojenduse osa, olid erinevad nagu sellised võhma hästi nagu sellist nagu jõudu ja võhma rakendavad harjutused ja siis me vist reaalselt tegimegi tund aega seda soojendust, aga meie trenn kestis 1,5 tundi ja siis sa tegidki tund aega nagu seda soojendust, sest et kõik olid juba väsinud ja siis lõpuks ma ei mäleta isegi, kuidas me sellest lõpuks välja saime. Ma arvan, et õpetaja lihtsalt üks, et okei, davai. Sa ütlesid, et sa mõtlesid peale gümnaasiumi juba, et sa tahad tantsuga tegeleda. Et kas sul oli see ülikool nagu pikemat aega juba meeles või see oli lihtsalt see, et okei, ma nüüd hakkan vaatama, kus mida teha saab? Välismaal, ma ei saa tegelikult öelda kõigi välismaa koolide kohta, aga Inglismaale, aga ülikoolidesse tegelikult kandideerimine niimoodi, et 11. klassis sügisel sa saad hakata juba, sest et mina hakkasin saatma nii-öelda juba videoid 11. klassi sügisel kandideerima vaikselt. Ehk siis, kui ma gümnaasiumisse läksin, siis ma veel väga palju selle peale ei mõelnud, ma nagu, see ilmselgelt käis mul peast läbi, et välismaal võiks tantsida saada ja siis enam-vähem sinna see jäigi. Aga kui ma hakkasin kuidagi põhjalikumalt sellest uurima, siis üks hetk ma sain ka aru, et okei, tegelikult ma ei saa 12. klassini oodata sellega, sest et mingid tähtajad on juba varem ära. Ehk siis kui ma 11. läksin, siis ma juba olin mingi
sellise valiku teinud või vaadanud, kuhu ma üldse nagu, kui ma saaks sisse, siis kuhu ma üldse läheks. Sa mainisid seda ka, et see oli tasuline ja hästi suure tasuga, et kas sa tahad numbritest ka natuke rääkida? Ja võin numbritest ka rääkida. Inglismaal üks aasta on 9000 naela, 9500, midagi sinna kanti. Siis 3 aasta peale kokku sa maksaksid 27 000 naela. Eurodes ma praegu ei julge öelda, palju see on, aga see on rohkem kui 27. Jah, kallis on see kõrgharidus sul paraku. On küll ja ma ise ka, kui ma vaatasin ülikoole, sa lihtsalt näed neid numbreid, sa oled mingi, kas see on üldse nagu inimlik minu jaoks. Et jaa, hästi, kas sa siiamaani maksad seda student loani? Meil oli niimoodi, jällegist ma ei saa öelda praegu, kuidas toimub, sest et ma lihtsalt ei ole hetkel väga kursis sellega enam, aga see nii-öelda tagasimaksmine algab mingist teatud sissetuleku summast, et kui sa nii-öelda peale kooli asud tööle ja teenid mingi teatud summa, siis alates mingist teatud summast see hakkab, see protsent hakkab nagu tagasi minema ja see ei ole ka tegelikult, ma korra olin hirmul, et mina arvamas, et ma reaalselt teenin kunagi nii palju, kui see piir on, sest see tegelikult on üsna kõrge. Aga see protsent, mis sealt maha läheb, ei ole ka nagu maailma lõpp selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et kõik raha ühe kuuga läheb, et seda jah, peab natukene uurima ja vaatama, aga ma mäletan, et ma ei olnud mures selles mõttes, et jah. Aga said sa siis nagu UK-s olles nagu selle ajaperioodi jooksul selle nagu tagasi makstud või sa tulid Eestisse tagasi ja siis ikka veel mingid asju? No mina ei pea seda tagasi maksma hetkel, sest et ma ei teeni seda piiri, kust alates peab hakkama tagasi maksma. Et ehk siis ma praegu ei maksa veel midagi. Okay. Et jah. Aga kas sul on kui me räägime nagu üldisest sellest kogemusest, et midagi nagu, mis on kõige rohkem, mingi õppetund või mingi teadmine, mis on kõige rohkem külge jäi, et kui keegi küsib sult, et mis sa õppisid sealt, et esimene asi, mis sulle pähe tuleb, et see võib olla ka mingi nagu mindseti asi või mingi muu asi? No minul on, ma arvan, et võib-olla teie olete ka kuulnud mind seda ütlemas, aga it's not that deep. On see asi, mida meile üsna, olgugi, et meil oli väga karm see trenn ja see väljast ilmselt paistis, nagu see on kõige olulisem asi maailmas praegu, et me need kosmonaudid ära teeme, mis on nagu, halloo, mida. Aga lõppude lõpuks jah, kuidagi see hästi juurdus meile välja, et it's not that deep. Nagu tuled siia ja sa tantsid terve päev. Nagu on inimesi, kes teevad tähtsamaid asju kui meie, olgem ausad. Et kuidagi jah see ja see, ma mõtlen, kuidas ma seda seletan, ja mitte võib-olla ka ainult nagu tantsuga seoses, sest et see tantsuks see on nagu, kui ma tagasi tulin, siis ma mõtlesin ka, et see on niikuinii enam-vähem igal pool samasugune, aga kõik see muu elu, mis sinna juurde käis, et kui ma nüüd tean, et ma kuidagi väga hästi sellega hakkama sain, siis kõik, mis siin toimub, ei ole enam nii, ma ei taha öelda oluline, sest et see on oluline, aga lihtsalt see ei pea tekitama nii palju stressi. Sest et jah, see elukorraldus seal on ikkagi hoopis teine. Me oleme väga mugavad siin. Me oleme väga mugavad siin. Aga see kehtib tegelikult ka kõigi koht, oma koduriigis sa ikka oled, et kui sa ei tea paremini, siis sa ei tea paremini. Aga mina läksin sinna ja neil ei ole smart ideed. Ma olin nagu, mida? Või ma teadsin, et neil ei ole, aga see oli nii harjumatu, sellepärast, et või mingid ID-kaardi lugejad või mingid sellised asjad, mis sul on, täiskasvanu asju on vaja ajada ja siis sa lihtsalt, mis ma teen? Või arstiabi, et praegu ma helistan oma perearstile ja ta on nagu tule hommikul kell 8, on ju, et mingid sellised näiliselt võib-olla väikesed asjad, aga kui sul on vaja, siis sul on vaja ja need asjad, millega sa oled siin harjunud, siis see ongi kuidagi nii iseenesest mõistetav. Ja siis see häirib natukene rohkem, kui seal seda ei ole.
mul oli isiklik kogemus, kui mina sain 18, sain hääletada, on ju, esimest korda ja mina ei läinudki nagu sinna, mis puuti või mis iganes sa kutsud seda. Mina hääletasin neti, siis mul aeg-ajalt meenubki, et seda ei ole väga mujal. Et ma peaks kuskil UK-st tõenäoliselt minemagi sinna, ma isegi ei tea, kuhu sa pead seal minema, mingi riigiasutusse nagunii. Et hästi ma mäletan, mul vist jääb elu lõpuni meelde minu korterikaaslase näoilme, kui ma näitasin talle digilugu. Ta oli lihtsalt nagu, mis asi see on? Sul on kõik sinu nagu info, retseptid, sa saad pikendada ise, et oli nagu mis asja. Et jah, ongi väiksed asjad, aga need loevad nii palju, et noh. No võt. Praegu sa tegeled siis räägime organisatsioon, mida iganes, et Lift Talent Agency'ga ja siis Chate showgrupiga nagu kõige sügavamalt. Ja no pluss tegelikult kuldne karikas ka ikkagi. Et kas sa tahad Chate tantsukooli õpetaja ka ikkagi ja kõik muud asjad, et kas sa tahad meile veits rohkem avada nagu oma tööülesandeid, sest neid on palju. Reaalselt mul kulus nagu tükk aega, et ikkagi meenutada, mida kõike sa teed. Et natuke ava meile nagu oma tööd praegu. Ja Chate tantsukooli mõttes siis mina töötan kontoris ja seal üks selliseid suuremaid võib-olla ülesandeid on see, et minu kaudu tulevad meil uued õpilased. Ma tegelen uut õpilaste vastuvõtmisega, saadan neile kõik vajaliku info, pakun neile gruppe välja ja siis nii-öelda kommunikatsioon, mis sinna juurde käib. Aga Lifti ja showgrupi poole pealt on siis selline olukord, et ma olen tegevjuht ja tantsija. Ehk siis kõik, mis puudutab nii-öelda esinemist, siis pakkumisi või siis tellimisi, kommunikatsiooni selle poole pealt, arvete saatmist, siis see on minu rida. Ja ka programmide siis väljamõtlemine või siis välja toomine, kostüümid, tantsijate koosseisud, kõik selline, mis sinna organisatoorse poole peale jääb. Ja ka proovide organiseerimine ja nii edasi. Ja kuldses karikas ma olen vabatahtlike tiimis. Hoian Sandral käest kinni vahepeal, kui on vaja. Et Lühikokkuvõte. No ma ütleks, et seda töökoormust on ikkagi palju, ehk siis kuidas sa tuled sellega toime? Tegelikult see töökoormus ikkagi jaotab ennast kuidagi ise või ma tahaks loota, et mul on natukene nagu, et ma aitan kaasa sellele, et ta jaotuks ära niimoodi, et mul ei ole ühel nädalal kõik asjad korraga. Aga showgrupp näiteks see töökoormus sõltub suuresti sellest, kui palju on tellijaid, ehk siis kui on mingi rahulikum periood, siis tegelikult on selline lihtsalt hoia käimas ja teeme trenne ja proove ja kõik on hästi. Aga kuidagi sellel aastal on olnud aprillis ja mais on nii tihti esinemisi, millega mina ei ole harjunud, aga ma olen jällegi siin väga vähe olnud, et võib-olla meil vanemad tantsijad oskavad öelda, et ei, tegelikult kunagi ammu oli ka nii. Et selle koha pealt ma ei julge midagi öelda, aga jah, uute tantsijate poole pealt näiteks hästi tihe periood on just august, september, kui uued tantsijad tulevad. Ja nüüd ka, et kui meil tuleb avatud uste päev, 30 mai, kerge reklaam ka teile siia, siis natukene enne seda ja kindlasti ka peale seda on selline kiirem ka just selle koha pealt. Et jah, mitte et neid uusi tantsijaid ei tuleks aasta läbi, neid tuleb ka, aga jah, ma ei teagi, võib-olla mul on see kuidagi nii käpas juba, et ma lihtsalt jooksvalt järjest lahendan, aga jah, mõnikord on siuke tunne, et issand, mul on nii palju teha. Aga ühed kuldsed sõnad, mida Sandra Väisena ütles, et ära võta endale ühte päeva nii palju asju, mis sa pead tehtud saama. Ehk siis mõned on sellised, et mõned asjad, et need peavad
algama ja lõppema selle ühe päevaga, aga suure tõenäosusega ei juhtu, sellepärast et noh, ma pean võib-olla suhtlema kellegagi, siis ma jään vastuseid ootama ja siis ma tunnen ennast halvasti, sest ma ei teinud seda asja ära. Et jah, kuidagi selline vähem pinget panna, et noh, it's not that deep. Yeah. Ma vastan sulle eventually ühel hetkel, et jah. Tantsuõpetaja kogu selle valdkonna töö minu arust on see, et sa tegelikult ei lõppe ära minu kunagi, et sa konkreetselt teed seda tööd nagu 24 tundi. Et kui palju sina seda nii-öelda võtad koju või pead võtma või sa pigem on see, et sa lahkud siit majast ja kõik ei saa rohkem kätte? Ma üldiselt üritan seda viimast ikkagi teha, et ma lahkun töölt ja ma ei tee tööd. Lihtsalt iseasi on see, et kui see tööpäev lõpeb väga hilja, siis noh, seal isegi ei ole võib-olla seda aega, ruumi ega ajumahtu enam, et midagi kodus veel teha. Ma pigem üritan ikkagist mitte. Aga et noh, jah, et mingid mulle kirjutada võib ikka, aga see ei tähenda, et ma vastan sellel samal õhtul kell 11. Ma vastan järgmise päeva hommikul. Et jah, ma ikkagi üritan hoida väga konkreetselt kinni sellest, et tööpäev lõpeb, siis on tööpäev läbi. Et ma ei võta koju midagi kaasa. Sa enne me rääkisime showgrupist ja kõigest, et kuidas näeb välja nii-öelda keikade protsess, nagu selles mõttes, kui see tellitakse ära, kõik asjad nagu valitakse inimesi, aga nagu see kindel päev. Et kui palju, vist oleneb asukohast ka kindlasti, et kui palju see päriselt võtab nagu aega, mahtu, energiat? No oleneb, kus toimub. Näiteks üks oli meil niimoodi, et me olime see 10. jaanuar, me tegime Kaunast siin 2 plokki ja siis meil oli ERMis esinemine ka 2 plokki. Ja siis me tegime niimoodi, et me läksime ERMi proovi, siis me tulime tagasi, tegime meigid, värgid, tegime Kaunas esimese ploki, läksime ERMi esimeseks plokiks, tulime tagasi, tegime, issand, ma ei mäletagi enam, mis pidi see oli, Kaunas teise ploki äkki või? Ja siis läksime ERMi, tegime ERMi teise ploki. Tõusnaga, et me sõitsime edasi-tagasi. Et jah, see nii-öelda maht või see koormus jah sõltub sellest, et kui on, see oli Tartus, selles mõttes oli kõik väga hästi, et me saime suht kella pealt mindud ja kella pealt tuldud. Aga me käisime sügise või detsembri kanti käisime esinemas, äkki oli see Rõuges, kaugele sõita on ju, nüüd me oleme Võrru ja siis me oleme Jõhvis käinud, et see sõiduaeg on see, mis võib-olla seda töömahtu natukene suurendab, aga kuna hooaeg on juba sealmaal, et see hakkab vaikselt läbi saama ja me oleme neid programme ja blokke nii palju tantsinud, et see tegelikult on kõigil ilusti kehas, et nüüd meie proovid on sisuliselt ainult jooniste proovid. Et tead, kuhu sa lähed mingil hetkel, et sellist puhastustrenne kui selliseid enam väga palju ei ole. Et lihtsalt hoida nagu seda aega kõigil ka kokku, sest et pigem on tantsijad harjunud selle versiooniga, et detsember saab läbi, midagi natuke jaanuaris ka ja see on showgrupi hooaeg läbi ja siis me saame keskenduda sellele võistlushooajale, mis tantsukoolis tegelikult alles hakkab, on ju jaanuaris. Aga praegu on olnud kuidagi 2 tükki seal paralleelselt jooksmas, et tantsijate graafikud on ka endal täis, et lihtsalt hästi kuidagi mõistlikkuse piires. Aga kuna tegemist on nii heade profidega, siis ei ole olnud probleeme. No lift on vist ikkagi nagu teine asi, mõnes veits. Lift on nagu selline showgrupi all, ütleme niimoodi, et showgrupp on ikkagist väga pikalt juba olnud, väga suur, ütleks mina, et lift tegeleb siis sellise rohkem võib-olla commercial poolega tantsust. Ehk siis lifti süsteem on rohkem see, et tuleb mingi võimalus pakkumine ja siis sellest lähtuvalt hakkavad kõik nagu asjad pihta. Jah. Et ja ongi, et kuna showgrupil on niivõrd pikk ajalugu, siis on juba tekkinud mingi kindlad tellijad, kes ongi iga aasta oma firma peole lihtsalt tellivadki showgruppi, et see on ka ülitore. Et siis kirjutataksegi otsa või helistatakse. Aga kuidas te tantsijaid, liftis on vist natuke rohkem tantsijaid, et kuidas te valite mingitesse projektidesse, kas on pigem see, et
et nagu rohkem võrdselt või et vaata, et umbes, kes see kõige paremini sobiks? Nii palju kui võimalik, siis ikkagi võrdselt, kui on nii palju projekte. Et showgrupis näiteks meil on 1., 2. ja 3. koosseis, et meil on no teine koosseis on natukene hõredam, aga meil on siis dublandid, kes tantsivad mingit kohta, kui esimesest koosseisust keegi ei saa. Et jah, et showgrupp toimib nii-öelda koosseisude põhjal. Et kui esimest keegi ei saa, siis ja teisest keegi ei saa ja siis võiks jaotada niimoodi 3. koosseisu vahel ka ära. Aga lifti poole pealt see natukene oleneb ka sellest, mida me tegema lähme, et kui see number, näiteks oletame tantsunumber, peaks olema hästi tehniline, siis peab valima natuke tehnilisema taustaga tantsijad ikkagi, et jah, sõltub projektist. Kui näiteks, oletame, mina tahaks liituda showgruppi või liftiga, et kuidas seda teha saab? Sa ütled mulle, et sa tahad tulla ja ma olen nagu, jaa, Rebecca! Jah, kõige lihtsam ongi lihtsalt mulle kirjutada või öelda, et ma tahan tulla, pigem kirjutada, sest muidu ma unustan ära. Ja siis hakkame vaikselt nii-öelda sisse sulatama, et esimene asi ongi see, et tulla proovidesse, trennidesse, toimuvad reedeti. Ja siis kui mäletame sinu põhjal, kui sa tunned, et sa oled valmis, siis vaikselt hakkame esinemistele kaasa võtma. Võib-olla alguses ei tantsi tervet programmi, võib-olla mingid üksikud tantsud, et lihtsalt aru saada, mis see nagu üldse tähendab, sest tantsud on nagu see lihtne osa, me kõik oskame tantsida, aga 20 sekundiga kostüümi vahetada, see on natukene nagu teine teema. Et jah, niimoodi vaikselt, rahulikult tahaks sisse suletada. Aga kui on keegi, meid sa tead ilmselgelt, aga kui tuleb keegi nii-öelda väljaspoolt, et kas teil on ka mingid auditionid või sellised tutvuste pealt? Hetkel ei ole vajadust olnud, sest et tõesti tantsijad on kõik, kes on mulle tuttavad ja ma tean, kuidas nad liiguvad, aga ja ühe inimese pärast ei ole ka mõtet auditionit teha, on ju, et siis ikkagi proovitrenn võiks selle asja ilusti ära ajada, et tuleb ükskord proovitrenni ja siis natuke räägime ja nii ongi. Kui ma nüüd, oletame, et liitun showgrupiga, siis mille eest sa nagu hoiataksid mind enne, kui ma lähen siuksesse businessisse sisse? Asjad võivad muutuda 5 minutit enne lavale minekut. Lavad on väga erinevad. Ole valmis selleks, et on väga libe. Ole valmis selleks, et mingid suvalised inimesed publikust tulevad suvalisel hetkel lavale. Ole valmis selleks, et muusika läheb poole programmi või poole tantsu pealt kas kiiremaks või aeglasemaks või jääb seisma. Tehnilised asjad on ju, jällegi, mis ei sõltu väga meist, mis me ikka teeme, on ju, lähed võistlustel lavale, täpselt seesama asi võib juhtuda, et muusikaga midagi juhtub. Et jah, mingid sellised hästi, et olla pigem nagu hästi paindlik ja hästi valmis koheselt tegutsema, kui on vaja midagi muuta. Et jah, sellised mingid viimase hetke asjad, et olla nendeks valmis. Lavade erinevused, lavade just see ka suurus, et me ikkagi üritame nii palju kui võimalik, üldjuhul see on peaaegu et alati võimalik, et me näeme seda platsi enne, kus me tantsime. Tavaliselt ei tea, kuhu me läheme, et mõnikord seal on vaip maas, mõnikord seal on parkett. Üldiselt meile öeldakse, kui me oleme õues nagu varem ette, mis on alati hästi tore teada. Et või kui on lava või kui on tehnika laval, et mingid sellised asjad, mida sa ei tea ette, sa pead koha peal otsustama siis kas, kui palju ja mida sa teed. Et jah, aga sellest ka sõltub, et kui sul on tantsud nii kehas, siis sa saad mängida selle võimalusega, et ma võib-olla siin seda trikki ei tee, mida ma alati olen harjunud tegema, sest et ma ei tea, seal on mikker või trummid või mis iganes. Et jah, sellised asjad. Kas sul on endal meeles mingi juhtum, mingi lugu ka? Jah. No. Hiljuti käisime veebruari lõpus, käisime esinemas. Siis meil juhtus selle muusikaga igast huvitavaid asju. Et jah, see läks aeglasemaks, siis ta läks korraks kiiremaks, siis ta jäi seisma. Aga selles mõttes, et see seismine oli isegi okei.
et Christopher läks nagu üksi lavale, ma pidin ka minema ja ma jõudsin nagu varem, kui ma tavaliselt jõuan, mis on ka väga hästi. Aga jah, et muusika läks aeglasemaks, siis ta läks kiiremaks, siis ta läks uuesti aeglasemaks. Aga see oli ka, jällegi me ütleme nüüd, et see oleks võinud minna palju hullemini. See on ka üks asi, kui sa lavalt maha tuled peale mingit programmi, mis tegelikult ei läinud nii, nagu ei planeeritud, siis keegi, tavaliselt olen see mina, võib-olla ka keegi teine, võib-olla Anna-Liis ütleb ka seda vahepeal, et see oleks võinud minna palju hullemini. Aga see sinna, selles programmis me suutsime ta välja mängida, et ta võis olla aeglasem. Aga teises programmis me ei oleks seda välja mänginud enam, sest et see lihtsalt on iseloomult niivõrd erinev. Et jah, see näiteks. Mingid väiksed asju on ka juhtunud, on neid konts lava peal katki, on jäänud lehvik sukkadesse kinni, siis ei saa seda kätte ja siis loodad, et keegi ei näe praegu seda. On läinud vale lugu peale. Jah, mingid sellised väiksed asju. Ma kuulsin kunagi, et kuskil oli teil olnud esinemine ja kukkus nagu redel. Samal ajal kui vahetasite riideid. Seda mind too hetk siis ei olnud veel, aga seda lugu ilmselt oskab väga hästi rääkida Anna-Liisa. Aga jah, see oli, palju kui mina aru sain, siis nad olid kuskil sellises väikeses koridoris, mis otse pääs lavalt maha, et saada hästi kiiresti riideid vahetada. Ja siis seal olevat olnud mingi redel, mis kukkus ühele tüdrukutest pähe. Ta jäi terveks selles mõttes. Ja kui ma ei eksi, siis ta läks isegi lavale peale seda, et see oli kuskil seal vahel, mitte nagu lõpus. Et jah, igast huvitavaid asju on juhtunud. Vau, või nagu see mõttes alati on mingeid lugusid nüüd rääkida, vaata, kui sa tegeled sellisega. Jah, meil on ka näputäis on neid esinemisi, kus me tuleme nagu ära ja siis mõtleme, et okei, see oli üsna igav, nagu me pole mitte millestki rääkida. Mitte midagi ei juhtunud. Kõik läks täpselt nii, nagu oli vaja, vaata. Et on ka selliseid. Sama asi, et enamus tööst nüüd praegu on Tantsid Traviatas ka seal ooperis. Samamoodi küsin, et kuidas teil läks? Nii igav oli, mitte midagi juhtunud, kõik läks hästi. Jah, see esikas läks tõesti väga-väga hästi. Et mitte see, et ma kogu aeg tahaks, et midagi juhtuks, aga lihtsalt see on mõnikord natuke harjumatu, et läheb lihtsalt täpselt nii, nagu sa olid tahtnud. Aga natuke üldisemalt, et mis sulle siis selle kõige töö juures kõige rohkem meeldib? Mis sind motiveerib seda kõike tegema? Ma see lihtsalt see, et I love to dance and it is what it is. Jaa, aga kusjuures see vist natukene ongi, seepärast mulle päriselt meeldib tantsida endale ka. Ma tantsin ise ka praegu ju koondistes ja ma tantsin ka järgmine aasta. Et mulle meeldib laval olla, mulle meeldib proovides käia, mulle meeldib trennides käia. Et jah, ma arvan, et lihtsalt see tants ise ongi, sest et ja meil on ka vähemalt minu ajal, mis on seal lühike 2-3 aastat, on ka vedanud publikuga, klientidega, tellijatega, et keegi ei ole olnud mitte rahul. Et selles mõttes, et see tagasiside, mis me oleme saanud, on ikkagi läinud väga hinge ja see on olnud väga positiivne, et selles mõttes on, et eks ka see, et okei, me vist teeme nagu head ja õiget asja, mulle tundub. Et ma lihtsalt ise ei kujuta ette seda endale. Et jah. Sa ütlesid, et sulle meeldib ka hästi palju tantsida. Et kui palju sa muidu nagu sidequeste teed enda töö, nende nii-öelda kontoritöö kõrvalt, või? Jah. Päris palju ikkagist. Ongi, praegu on showgrupiga väga palju esinemisi. Nüüd ma ütlesin Liisale veel ühe asjaga seoses ühe etendusega mais. Ehk siis mul on vaja kreatiivitrennidesse tulla. Siis on koondise trennid, et pigem ikkagist üsna palju. Mulle nagu tundub, et ma olen saanud või nagu mul on see olnud see võimalus, see hooaeg väga palju tantsida, mis on ülitore. Et see natukene nagu minu jaoks tasakaalustab ka, et kuna ma kooli lõpetasin, siis oli korraks, kus ma ütlen, sa treenid 8 tundi päevas 3 aastat järjest ja siis järsku on nagu täielik kontrast sellele, et
sa tuled õpetama, kus sa tegelikult võib-olla ise ei tantsi enam nii palju, siis minu jaoks oli ikkagi üsna keeruline, et ma olin harjunud selle võib-olla jah, teise äärmusega, mis ei olnud alati ka kõige toredam ja kehasõbralikum ja võib-olla turvalisem, on ju. Aga ma pigem ikkagi ise ka tahaks rohkem tantsida ja rohkem liikuda selles mõttes. Et see on ikkagi miski, millega ma olen harjunud ja ma üritan jõuda mõlemat teha. Kas me võime sinult midagi järgmine aasta veel rohkem oodata? Et kas sa tead umbes, mida sa järgmine aasta võib-olla teed või tahad lisaks teha? Ma loodan, ma lõpetan magistri ära. See. Aga tead, ma niimoodi ei oskagi praegu öelda. Et ma tahaks väga näha selle uue koondise nii-öelda väljundit, mis see lõpuks on, see tants. Et neid trenne väga-väga ootan ja ülejäänud on lihtsalt go with the flow, noh. Noh, meil tuli korra juttu siin ka magistrist, et kas sa tahad meile natuke avada ka, et kus sa nagu nüüd, et tegid baka ära, nüüd oled tagasi Eestis, et räägi nüüd rohkem oma makast. No magistrisse ma tegelikult kandideerisin niimoodi, et ma lõpetasin 2023 baka, mis ma tulin Eestisse tagasi ja ma kandideerisin kohe too suvi ja siis ma ei saanud sisse. Ja siis ma üks suvi ma olin sisseastumist katsetajal Hispaanias. Ja siis sinna see läks. Ja siis nüüd ma kandideerisin uuesti, möödunud suvi siis, või kevad. Ja siis ma sain sisse. Et jah, ma ikkagi, kuidas ma nüüd ütlen, kuna see kõik on, nagu sa ka ütlesid, et väga palju erinevaid tahke mu töös, aga see kõik ikkagi on mu töö, et olgugi see showgrupp või lift või kuldne karikas, mis iganes, et mul endal on mugavam, kui mul on midagi veel, mis ei ole seotud tegelikult mitte millegagi, mida ma siin teen. See võib olla, kui ma tahan, aga see ei ole ka otseselt vaja, et mingi muu väike väljund ka, muidu magistritöö kui väike väljund, see on nagu oletame, et ikkagist tol hetkel tundus see hea mõte. See siiamaani on hea mõte, et ma siin läksin, et lihtsalt jah. Sa võid korra mainida ka, mis sa teed? On teatriteadus. Võt. Ja siis siin niimoodi vaikselt pusin ja ma arvan, et saab samm. Nii et me saame varsti lõpetamisele minna. Ma väga loodan. Saame lilli tuua. Hästi, Rebecca, kas sul on veel midagi? Sa ütlesid, et sa nagu väga ei oska öelda, mis sa nagu järgmisel aastal teed, aga kui küsida üleüldisemalt, et mis tulevik on Mari-Liis Martinil, siis mis me oodata oskame? Kas sa tahad tööasjus või üleüldiselt? Sa võid kõike pommitada. Okei. Hästi igav, hästi selline nagu väga inimlik asi on see, et meil on korteri remont pooleli. Tahaks selle kunagi nagu ära teha. Magistri tahaks kätte saada ja et kuidagi ma ei ole väga, väga palju võib-olla ette mõelnud, et kindlasti tahaks tantsida veel ise nii kaua, kuni kannatab ja saab ja jaksab. Aga jah, ma olen peamiselt praegu ma ei tea, kuidas teil on, te ise tantsite ja te näete ka neid lapsi kogu aeg siin majas, et kuidagi see hooaeg on kõik kuidagi, ma ei tea, sellise sprindi teinud oma arengus. Mul on siuke tunne, et ülilahe on vaadata neid uusi noori, kes tulevad peale, et ma tahaks rohkem näha, mis sealt saama hakkab. Et lihtsalt selline scanning toimub praegu, mis on nagu tore ka. Et ma tean, et ma võib-olla peaks natuke rohkem ette mõtlema, mis ma nagu teen, aga ma ei ole ka see, kes üldse ei mõtle. Ma pigem planeerin rohkem, aga ma jätan nagu ruumiga. See on realistlikum. Jah. Ma tahaks loota, et on. Ja tavaliselt on 2 äärmust, eks ei mõtle midagi ette ja siis on eks mõtleb mingi 10 aastat ette. Rebecca, milline sina oled? Mina elan väga päev korraga. Mul on nagu see, et
kalendris on tihtipeale mingid asjad, no vaheajal nüüd eriti ma mingi double bookin, mitte otseselt, aga mitu sidequesti on ühel päeval. Ja siis eelmise päeva õhtul teen kalendri lahti, vaatan homset, ma olen nagu, sa issand jumal. Ja siis veits mõtlen läbi, et kuhu, kuidas minna, aga ei jooksvat. Jah, mina seda ei tee, sest et mul on millegipärast on niimoodi, kui mina midagi double või triple bookin, mis on ka juhtunud, siis see alati sõltub veel kellestki. Ehk siis ma pean kellegagi midagi läbi rääkima ja ma ei taha ise olla see, et õhtu enne kirjutan, et jõu, ma jään pool tundi hiljaks, sest et ma ei mõelnud läbi neid asju. Et ma jah, siuke ikkagi hea pool aastat ma tean, mis ma teen ja ma tean öelda ka ei, kui ma tean, et potentsiaalselt midagi siin tuleb ette, et selles mõttes, et aga on ka minul neid päevi, eelmine nädal oli üks nädal, nagu me teeme täpselt selle nädala kalendri järgi ja mitte ühtegi lisaliigutust ei toimu, sest et muidu ma ei jõua mitte kuhugi. Jah. Mina olen ise pigem see, kes mõtleb mitte küll 10, aga mingi 5 aastat ette. Ja siis, aga selle tõttu mul tekivad peas nagu, kuna elu on ilmselt detaimatu, siis alati tekivad mingid uued asjad. Ja siis mul käib see nagu 5 aasta plaan nagu kogu aeg ringluses. Näiteks kuna praegu, ma lõpetan gümnaasiumi, ma ei tea, kus ma ülikooli lähen, ehk mul on nagu suur küsimärk terve aeg, siis see minu aju häirib. Sest kui ma olin mingi, mis oli, 9-8 klass on ju, teadsin nagu mingi 10 aastat ette, kus ma minna tahan. Ja nüüd 5 aastat hiljem mul on nagu täiesti uus suund. Ma arvan, et mul on kõige hullem variant nendest. Aga kas see nagu, kui sa paned endale mingisugused, see võib tegelikult varieeruda ka, aga kui sa paned endale mingi suure goali, et ma saan sinna sisse, siis ma teen seda, ja siis sa nagu ei, üks samm jääb vaata vahelt ära, ja sa ei saa nagu hüpata üle, et kas see nagu ei riku lihtsalt. Ma on väga, mul on öeldud, nagu, et see ei ole see, mis ma enda kohta ütlen, mul lihtsalt nagu öeldud teiste poolt, et ma on väga sihikindel inimene. Aga lihtsalt kuna, ütleme nii, mul ei ole kindlalt, kuna nüüd tuleb see uus elusamm või periood, mul ei ole nagu peale tantsimise ideed, mis see teine asi võib olla, sellepärast mul on see nii lahtine. Kui ma teaks, kuhu minna tahaks, poleks, ma arvan, isiklikult nagu probleemi, siis mul kõik siis on nagu siht silmes. Mul lihtsalt ei ole sihti praegu. Meil on vist aeg tõmmata see episood nii filosoofilisel elu planeerimise teemal kokku, et aitäh sulle, Mari-Liis, et sa ühinesid meiega. Ma loodan, et sul oli tore meiega. Jaa, oli küll. Ma olin enne räigelt närvis, aga nüüd on hästi. Nüüd see nagu rahuneb maha. Jaa. Nii et hästi. Rebecca, close it up. Tänan vaatamast ja järgmise korrani. Tšau!